hommikust. Me oleme nüüd siin väga väsinud nägudega. Aga kell on 6 hommikul ja me kõnnime ühte keskusesse, sest et meil hakkab seal tuur. Ja täna me läheme Chichen Itzasse, kellest hääldaste valesti. Ja me läheme sinna, siis me läheme mingisse nõuti ujuma, mis Kadri pidi tagasi minema, sai väiksed kad maha, aga igatahes kõnnime, lähme Chichen Itzasse ja pärast seda me lähme mingisse nõuti ujuma, mingi nõut Saamal ja siis meil on veel selle tripi sees on Valladoliidi külastus. Ehk siis see on mingi koloniaalne linn, mingi üks vanematest vist, mis siin piirkonnas nagu tehti või asustati. Igatahes see tuleb mingi 12 tundi trip. Kõigepealt võetakse siis kõik inimesed peale igalt poolt siit laiast, siis Cancunist välja ja siis on sealt veel mingi 3 tundi sõita, nii et juba ootan seda ausalt, et ma saan bussis magada. Aga igatahes ma ootan seda trippi. Me bookisime selle Viatori kaudu ja me saime mingi suht hea hinnaga, vist äkki 35 € oli see trip ja paljud teised pakkujad olid mingisugused 50+ euri, nii et ma loodan, et see on ikka okei trip. Aga samas mingi palju häid reviewsid olid, nii et ma arvan, et see on fine ja sinna tuleb lisaks Chichen Itza pääse ka mingi 35 € umbes, et 70 € trip. Võib-olla see on kallis, ma ei tea, aga kõik, mis me vaatasime teised tripid, samad pakkumised, olid nagu veel kallimad, et selles mõttes ma tahan loota, et see on okei. Ja ma usun tegelikult, et on fine. En el panorámico, we're gonna set this up. Vamos a poner esto. Diafragma on our human body. ¿Qué tan duro es nuestra parte del cuerpo acá? Surgeries. Mayans use obsidian stone to cut the diaphragm so they can fix everything what they are inside. Me oleme nüüd siin Chichen Itza juures, seda me siin niimoodi hääldama. Chichen Itza. Itza. Igatahes. Mis see tähendas mingi veeaugu teadust? Veeaugu teadust? Siin pakutakse nii palju sombrerosid ja Kadri ütles, et ta ei saa panna seda, sest et tal on ju palju juuksi. Ei, mul on suur pea, mul on väga suur pea, nad pakuvad nagu mingid nupuvitse. Mulle? Nad on ise ka nii väiksed. Check in and wait for me inside. Produce al drink that we call it Xochitlaventún. Okay, this drink is been here for over 5,000 years ago. Alrighty, that's what the upper class were allowed to drink. Like behind of this tree, if you reach to see like a drop-shaped leaves tree, can you see that? Yeah. Behind the tree, that's the rubber tree. When you cut the bark, you take the sap out and you dehydrate it, and it's gonna turn into rubber. The rivers are not up on the surface. They are in between 50 to 60 feet deep underneath the surface. So there is no ways to use the sword. No, this what I'm trying to mean is like Mayas weren't the only civilization was making ritual. Many others has done it. X-M-E-N. It's been over here for 5,000 years ago. And then Aga see oli vist jälle see mingisugune konkreetne arv, mis neid on, nagu mis vastas mingisugusele astroloogilisele asjale. See on vist Jaapani hääl. Aga et need esimesed, kes mingi avastasid, et seda oli nimetatud seda ala nagu 1000. Peab ütlema, et Chichen Itza on päris võimas ja meie giid rääkis meile nagu megalt pikalt ajalugu selle kohta ja see on tegelikult väga, tegelikult on väga huvitav, kuidas nagu iidsed maiad siis või mitte maajad. Ta vist ütleb ka maajad minu meelest. Ja iidsed maajad, need, kes siin elasid, olid tegelikult nii targad, et see kogu see, see ei ole püramiid, aga see ehitis on nagu põhimõtteliselt nagu kell või nagu see kalender ja kuidas kõik asjad nagu seal umbes ongi, et
kust paistab valgus ja siis ta tuleb uuesti, kui on see sügisene pööripäev ja uuesti, kui on kevadine pööripäev. Ja see on nii läbimõeldud, see tundub nii, kus nad nii targad olid, et sellist asja nagu teha. Jah, ja siit on veits huvitav see ka, mida ma natuke teadsin enne ka, et ta rääkis nendest püramiidi nurkadest, et need on täpselt samasugused nagu see Egiptuse püramiididel. Et huvitav, et kas nad kõik tulid üheaegselt selle info peale või nagu mõned spekuleerivad, et see mingi varasema tsivilisatsiooni teadmine oli, mis oli neile edasi kantud. Ja see nagu kadus lihtsalt ära mingi hetk maailmast. Igal juhul selles mõttes väga huvitav. Ja huvitav ju veel see, et see ala, kus me praegu oleme, on tegelikult nagu päris suur, väga aga see on 3% tervest sellest, mis siin olemas on, mida inimesed näevad. Aga miks meil ei näidata kõike? Ilmselt sellepärast, et sa lihtsalt ei jõuaks seda kõike ära vaadata, ma arvan osaliselt. No jah, sellepärast. Võib-olla mingid vanemad osad ei ole nii huvitavad ka, lagunenud. Ja mega palav on, aga sellega me oleme juba harjunud. Ja tolmune, ka sellega me oleme juba harjunud. Me jõudsime nüüd mingisse haciendasse, kus on see noot ja ujumine ja kõik söömine ja asjad. Ja õhk on nagu kõrbes, reaalselt lihtsalt nii kuum. Ja me oleme täiesti läbi omadega palavusest ja higist, aga väga põnevad. Ma juba täiega ootasid ujumist ja söömist, siin on mingi täiega Mehhiko kohalik toit. Isegi maiade kohalik toit. Ma mõtlesin järele maiad, mitte maiad. Ja mõtlesin ka bussid, et vist maiad on ikka õiged. Me saime uue hüüdnime, me oleme Irregular Europeans. Ui. Vaata sinna auku me lähemegi ujuma. Nii. Opa. Kui hea see tegelikult on. Nagu ikka, siis me pidime panema selga vestid, et me sinna see nooti ujuma ei jääks. Loodame, et vestid on parajad. Ei juhtu nii, nagu Kadril juhtus Tais, et vest oli kohe ja ei olnud kõige meeldiva väramus. Loodame ja. Nii, lähme vaatame. Tundub, et siit tuleb minna alla, kus inimesed lähevad. Nad läheb palju jalutada. Aga muidu kõik on oma jalad siis siia kuskile. Jätame siis ka oma plätud näiteks mingi siia nurka, selle poti juurde näiteks või? Nii. Loodame, et keegi ei taha neid. No siin ei ole muidugi väga palju midagi tahta, aga nii. Okei, üks läheb plätudega ka suva. Me nüüd juba võtsime ära. Nii. Omg. Veits libe on. Omg. Väga julged. Siin on mega äge ja ilus ja seal on Kadri. Mega lahe ja vesi on väga külm, aga sa harjud sellega ära, sest õhk on nii kuum nagu koheselt suht. Me läheme nüüd sööma. Oh my god, söök! Me tuleme! Nii, siin on toit, mis me kuhjasime. Pasta, riis, mingisugune asi, mingisugune teine asi,
mis Kadril on? Minul on kana, sealiha, siis mingisugune asi, mingisugune teine, siis mingisugune kolmas asi. Hakkame proovima. Nii, magustoidud. See on kookoskreem, riisipuding, flaan ja papaya candy. Oi. Vaatame, ma ei saa lubada, ma ei söö. Tantsime. Kus see siis on? Neile lubati tasuta tekiilat, nii et loomulikult me läksime seda otsima. Kus see siis on? Saime need kätte. See lõhnab hästi. Jaa. My friend, how are you today? Good. Good. If you need more alcohol, just let me know, okay? Some people speak Spanish. Nadia? Pero ¿entiendes inglés? English? Don't worry. She speaks Spanish, but in a few minutes with Mexican alcohol, she can speak English. Okay, muy bien. The alcohol you already have in your hands is the fermentation of vanilla beans in agave. And we have the liquor of Mexican vanilla. After to me say, Madre mía. Madre mía. Yo no quería. Yo no quería. Padre nuestro. Padre nuestro. Qué bueno está esto. Qué bueno está esto. Estiro la mano. Estiro la mano. Empino el codo. Muñeco. A la salud de todos. Salud de todos. Me lo chingo todo. Me lo chingo todo. Oi, kui head need on. To me say, Kana. Kana. Kamba. Kamba. Chumuk. Chumuk. Peksabotashish. Peksabotashish. Tulakatakuchum. Tulakatakachum. Nip olal. Nip olal. Nip olal in my language is mean cheers. Nip olal en nuestro idioma significa salud. Okay? After to me, aloud, please say Nip olal. Nip olal. Oi, need on kõik nii head. Oi, kui palju nad meil annab. Mul on purjus juba. Sa näed, et see on nagu mingi Lõuna-Euroopa nagu Hispaania, aga ei ole. Jaa, see on väga huvitav. Ja kurat, see tekiila oli hea. Ja kõik need alkoholid, aga nats liiga kallid, noh. Aga see linn on jah hoopis teistsugune. Jah, osades kohtades on näha küll, nagu ta rääkis need vanad klopid, mida nad... Jaa. Need on kõige ilusamad ja mõned venetumad. Teeme ringi või? Mõtlesin, vaata sealt, kui me sõitsime mööda, oli lahedas need koloniaalmajad, mis ta rääkis, see Vingeedi klooster ja see Conquistadori maja. Tavai. Sealt. Vaatsin, need toolid on ka mingi lahedad. Täna meil on viimane hommik ja viimane päev siin Tulumis. Eile me jõudsime majja tagasi, me olime nii vesinud, et me põhimõtteliselt kohe magama, sest meil oli mingi 14-tunnine päev. Nii et andis tunda. Aga täna me hakkame nüüd pakkima asjad kokku ja siis läheme edasi Playa del Carmenisse. Ja ma arvan, et seal ma tahan lihtsalt täiesti puhata, mitte midagi teha. Nii et ma arvan, et ma sellega siin lõpetan ka Mehhiko seeria. Nii et Mehhikos oli väga tore, väga mõnus, inimesed on sõbralikud, ilm oli hea, päikest sai, nii et väga tore, I'm out.